Tere, armas Taro Akadeemia pere, mina olen Aive ja tunnen juhatust teha täna väike küsimuste-vastuste rubriik. Kui ma kunagi tegin nalja, et küll on kahju, et inimene ei ole sündinud siia ilma koos kasutusjuhendiga, siis mulle nüüd üha enam hakkab tunduma, et tegelikult on meil ikka see kasutusjuhend täitsa kaasas ja olemas. Iseasi, missugusel kujul see end ilmutab ja kas me seda ka lugeda mõistame. Aga nüüd küsimuste-vastuste rubriigiga seoses selline küsimus näitas end, et mis on need Taro ajatud näpunäited. Väikestest sammudest saab suur teekond. Ja need väikesed sammud on põimunud suuremate ja suunda muutvate sündmuste ja ajaperioodidega. Mõnes mõttes ilmestavad need väikese arkaani ja suure arkaani kaardid seda meie maapealset teekonda, nii et nende kaartide abil saame me tegelikult päris kenasti lugeda ja mõista seda, kus me oma teekonnal parasjagu oleme ja mis õppetükid meil käsil on. Need igapäevased väikesed ja lihtsad ettevõtmised toetavad siis tervet seda teekonda tervikuna. Ja see ei pea olema midagi keerulist ja kogu elu ei pea tegelikult ka keerlema tarokaartide tähenduse meeldejätmise ümber. Pigem luba endal nautida neid õpijampse, mis me siin Taro Akadeemias vahendame, mis siin sünnivad ja tunneme rõõmu sellest ühisest kulgemisest. Mingil hetkel märkad, et kaardid hakkavad ise rääkima ja juhatama ja suuniseid andma, mida sel hetkel just vajad. Ja mu fookus ei olegi niivõrd mälu treenimisel või nende märksõnade meeldejätmisel kui energiate tunnetamisel, mida siis need kaardid illustreerivad. Selline tähelepanelikkus ja detailide märkamine, oma tunnetuse ja tajude sõnastamine muudavadki iga lugemise väga ainulaadseks ja erakordseks. Ja sellest saavad siis kaardiga seotud need traditsioonilised tähendused ja märksõnad lõimuda selle konkreetse inimese olukorra ja teemaga, mis sul siis parasjagu fookuses on. Nii et iga kaardi ladumine ja lugemine on selline maagia omaette. Et see on siis selline protsess, kus kindlad tähendused annavad justkui sellise vajaliku struktuuri ja turvatunde ja intuitsioon ja sinu aktiivsed tajud saavad siis end avaldada ja taipamiste ja selgete vastusteni juhatada. Nii et selline tunnetamine, tajumine, et see, mis sinu seest kerkib, ongi see, mida sa siis sel hetkel peaksid taipama, mõistma, et kuhu see sind juhatab. Ja me kasutame siin Taro õppekaarte. Neid sa näed siin ka. Võtame kaartidelt ka veel ühe sõnumi ja juhatuse, mida hetkel oleks hea teada, mida tarokaardid tahavad jagada selle teemaga seoses. Taro ajatud näpunäited. Võtame tema siit. See on ilus. Võidukaarik. Ja kurguchakra. Oma tõe väljendamine, oma tõe kuulda võtmine. See, kus süda ja mõistus liiguvad ühes suunas. Ilus. Takistuste ületamine
et see, missugused märksõnad siin kaardil sulle silma hakkavad, võikski olla siis selline juhatus, esmane juhatus, mis viib sind siis kaardi interpretatsioonini. Mida ta selles olukorras sulle öelda tahab, mida jagada tahab. Üks osa on märksõnad, teine osa on see, mida sa pildil märkad. Kui huvitav, küünal sai otsa. Ja mulle tundub, et see on väike vihje, et minu tänane jagamine siinkohal sai läbi. Nii et head avastamist ja kohtume mõnes järgmises videos.